Tere õhtust! Oleme siia kogunenud, et tähistada Järva valla 3. sünnipäeva. Hoia, siis sind hoitakse. Järva valla ühendkoor, kes täna astub minu teada esimest korda sellise rahvahulga ette. Ja nüüd kõlab nende esituses Pärt Uusbergi laul Mis on inimene? Mis on inimene?
siin. Su aeg on eriline. Su hooleks hoida kõiki, kelle jaoks sa oled olulisim inimene. Ja kas või ühe ainsa pelgupaoks ja kindluseks, kust jõudu ammutada. Ei ole teisi selliseid kui sina. Su hinge, hääle, näo ja pikkusega, kes räägiks sinuliku erandina, su mõtete ja sõnarikkusega. Sa oled siin, et hoida, mitte lammutada. Küllike ei lubanud küll öelda, et need ilusad luuleread on tema enda kirjutatud. Ma ei tea, mis ma selle eest nüüd küll saan, aga nende ilusate luuleridade järel annan ma sõna Järva vallavolikogu esimehele Rait Pihelgale. Palun! Koor, natuke kohe hirmuäratav on kõnelda nii, et kui nii väärikas seltskond on selja taga. Turvaline ja hoitud. Esiteks väga kena luuletus. Et ma arvan, see vääriks ühe aplausi siia kõne algusesse. Aga maailm meie ümber on kiiremini muutumas, kui suudame nende muutustega kaasas käia. Viimased pool aastat on olnud meie kõigi jaoks ja maailmas traagiline. Meie teel on raskus, mille ületamiseks peame kõik koos pingutama. COVID-19 kriis paneb proovile rahvused, riigid, kogukonnad ja pered. Viroloogiline kriis ei ole meile maailmas esmakordselt, kuid selles mastaabis oli see ootamatu. Olime ette valmistunud kõigeks muuks. Aga eestlased on tõestanud, et suudavad teha koostööd ka keerulistel aegadel. Ja seda ka COVID-19 kriisi ajal. Erilist tänu tahan ma avaldada Järva valla sotsiaalosakonnale ja sealsetele töötajatele, kes suutsid igati toeks olla meie inimestele. Mulle meenub kohtumine suvel ühe üksi elava eakaga. Ta siiralt tänas valda ja sotsiaaltöötajad, kes helistas ja küsis, kas on abi vaja. See oli esimest korda elus, kui tema vastu kohalik omavalitsus tundis huvi ja võttis ühendust. Ta sõnas, et ma tõesti tunnen ennast turvaliselt ja hoitud Järva vallas. See on üks näide, mis tõestab, et liigume sotsiaalse turvalisusega õiges suunas. Ja Suurvallas on võimalik jõuda iga kodanikuni. On vaja vaid tahet. Kui vaatame 3 aasta pealt tagasi, siis võib tunduda, mille oleme loonud täiesti loomulikuna. Justkui see oleks olnud juba väga pikka aega ja enesest mõistetav. Kuid tänane toimiv süsteem on saavutatud tänu suurele pingutusele. Mida on teinud kõik inimesed, kes uskusid ja usuvad Järva valda. Oleme koos loonud uue omavalitsuse, uue organisatsiooni, mis vastab riigi ja kogukondade ootustele. Oleme kokku investeerinud 3 aasta 6 miljonit eurot. Selle aasta plaan on 4 miljonit eurot. Ja parandanud ära endiste omavalitsuste valutavad hambad. 3 aastat on üks väike vahetapp ja aega on vaadata tulevikku. Mul ei ole kunagi olnud Järva vallavanemana ja täna volikogu esimehena vaadata ainult tänasesse päeva. Olen tundnud ja tunnen vastutust Järva valla tuleviku eest. Järva valla juhtidel ja volikogu liikmetel on kohustus vaadata kaugemale ja vaadata valda kui ühte tervikut. Meie koduvalla arengukavas on kirjas, kuhu soovime ühiselt jõuda. Tsitaadi algus. Järva vald on tugev võrgustikupõhine maaomavalitsus, mis on strateegiliselt juhitud, tõhus ja konkurentsivõimeline. Kõigis valla piirkondades on puhas elukeskkond ning heal tasemel kohalikud teenused ja taristu. Piirkonnad on omanäolised ja kutsuvad. Vallaelanikud on oma elukohaga rahul
Järva vallas on sidusad ja koostööd tegevad kogukonnad. Tsitaadi lõpp. Et seda saavutada, peame oma otsustest lähtuma 10–15 aasta perspektiivis ja olema julged selles osas. Oliver Wendell Holmes on öelnud, siin maailmas pole oluline mitte see, kus me oleme, vaid see, mille suunas me liigume. Omavalitsus ei ole kogukonnale ega ka riigile üks vallamaja või teenuskeskus alevis või külas. Omavalitsus tähendab kvaliteetseid ja võrdseid teenuseid, olenemata sellest, kus kodanik elab. Selleks ei ole vaja kohapeal maja ja inimest. Vaja on sisulist teenust ja tegevusi, mis rahuldab kodanike vajadusi. See ei tähenda ka seda, et kõiki teenuseid saame toppida kaablisse. Peame arvestama elanikkonna vananemisega ja nende oskustega. Täna ülesanne on teostada inventuur ja lähtuvalt muutunud vajadustest ümber kujundama omavalitsuse teenused, mis vaatavad tulevikku ja teenivad kodanike tegelikke vajadusi. Näiliste teenuste aeg on läbi ja ei taga valla arengut. Meie koduvalda teatakse ja meie maine on suhteliselt hea. Jah, viimase kuu poliitmängud võimu pärast ei ole parandanud seda, kuid me ise loome poliitilist kultuuri. Loodan, et valetamine, reetmine ja visioonitus ei saa meie tuleviku poliitika alustaladeks. Kohaliku võimu alustala peab olema ja minu jaoks koduvalla stabiilne areng. Järva valda teatakse kui innovatiivset omavalitsust ja head partnerit riigile. Oleme saanud selle eest regionaalarengu auhinna ja kogukondadega suhtlemisel kasutame teadlikku kaasamist. Kõike seda me peame tegema veel paremini, et meie koduvald oleks parim koht, kus elada ja eeskujuks kõigile teistele maaomavalitsustele. Lõpetuseks ma tahaks tänada kõiki, kes on andnud ja annavad ka edaspidi oma panuse Järva valla arengusse. Palju õnne meile kõigile! Ja sõna saab Järva vallavanem härra Arto Saar. Palun. Head Järva valla inimesed ja vallasõbrad! Täna 3 aastat tagasi sündis meile kõigile armas Järva vald, kelle väikest sünnipäeva me oleme siia tähistama tulnud. 7 armsa ja omanäolise valla ühinemisel sündis Järva vald. Järva valla arengut ja kasvamist võikski võrrelda ühe inimese arenguga. 3 esimese eluaasta jooksul õpitakse kõndima, endaga toime tulema, rääkima ning luuakse esimesed kontaktid välismaailmaga. Ka Järva vald on endale kenasti jalad alla saanud. Me oleme ehitanud üles süsteemi ja oskame suhelda kaaslastega ning oma soove väljendada. Nii nagu inimeste puhul, kes oma iseloomu ja eluhoiaku kinnistab suures osas kuni 8-aastaseks saamiseni, siis ka Järva valla arengus on järgmised 5 aastat mängimas väga olulist rolli. Mis näo me saame ning mis väärtusi me kanname. Ja seda nägu oleme suures osas kandmas oma ülejäänud tegutsemisaja. Järva vallavalitsus kui meeskond on enda jaoks sõnastanud väärtused, mida me kanname. Nendeks on pädevus, koostöö, inimlikkus, usaldusväärsus ja tunnustamine. Pädevuse all mõtleme, et me oskame ja teame, kuidas ideid ellu viia ja probleeme lahendada. Koostöö, me tegutseme koos partneritega ja koos inimestega, et ühiselt saavutada rohkem. Inimlikkus. Me ei aja taga bürokraatiat ja kantseliiti, vaid jääme inimesteks. Usaldusväärsus. Meie peale saab loota ja meie lubadused maksavad. Tunnustamine.
Me märkame ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kes selle oma tegudega on ära teeninud. Soovime neid väärtusi kinnistades luua inimestele turvatunnet ja tunnet, et nad on siin vallas hoitud. Hoia, siis sind hoitakse. Täna me tunnustame inimesi tänukirjadega nende südamega tehtud töö eest ja esmakordselt antakse välja valla teenetemärk, mille saab alati särav ja energiline Ines Kurvits. Esimese valla vapimärgi pälvib Tuve Kärner, kes oma tegemistega on selle kuhjaga ära teeninud. Need on inimesed, kes on kõikidele teistele eeskujuks. Nad tegutsevad rohkem, kui neilt oodatakse. Mulle meeldib hiljuti kuuldud väljend kodukoha kangelane. Just nemad seda ongi, kodukoha kangelased, tänu kellele on meil kõigil parem elukeskkond. Hoiame, märkame ning tunnustame neid inimesi enda ümber ja vahel piisab ka tunnustavast õlalepatsutusest. Aga mis on vald? Vald ongi siinsed inimesed, sest iga tegevuse, külaseltsi, ettevõtte, asutuse, kultuurikollektiivi, spordivõistkonna, teatritüki, kiriku taastamise, hooldekodu loomise, ausamba rajamise ja nii edasi taga on inimesed. Tundes Järva valla inimesi, võime kahtlematult öelda, et meil on väga tegus, asjalik, ettevõtlik, kultuurne, sportlik, kogukondlik ning hooliv vald. Kahjuks paljud meie vallas tegutsenud suure hingega inimesed on läinud igaviku teele. On suur väljakutse meile, et nende tegevuse ajalukku talletada ja jäädvustada ka tulevastele põlvedele. Minul on karvased sääred ja karvane rind. Kogu küla peab ahviks mind. Minul on õige jäme tõrre põhja hääl, õhtu hilja, kui hõikan kodumäel. Aga mu süda on vaba kui lind. Siiski linnuks ei pea keegi mind. Just nii luuletas 70 aastat tagasi Koerust pärit luuletaja Kalju Lepik, kelle 100. sünniaastapäeva tähistamiseks avati mälestusmärk Aruküla pargis. Kes on see mina, kelle rind on karvane, kes tunneb ennast vabana ja kes kodumäel hõikas? Mõtlema panev luuletus. Mõtlemine on üldse üks väga hea tegevus ja nii palungi ka mina täna, head inimesed. Mõelda kaasa, missugust Järva valda te soovite tulevikus näha. Osalege erinevatel aruteludel, andke tagasisidet ja käige välja mõtteid, mida ellu viia. Kogukondade ühise arvamuse kujundamiseks kutsume üles looma kogukondade ühinguid, sest just kogukondade tasandilt saame me parima sisendi tuleviku otsuste tegemiseks ja ühiselt tegutsedes suudavad kogukonnad oma elu paremaks teha. Tegutseme ja hoiame koos meie armsat Järva valda. Ilusat valla sünnipäeva kõigile! Et kõige tähtsam pole mitte nende sõnade ütlemine, vaid nende järgi elamine. John Kennedy. Aeg-ajalt kustub meie enda tuli ja selle süütab uuesti kellegi teise säde. Igal ühel meist on põhjust mõelda sügavama tänutundega neile, kes on süüdanud meis leegi. Albert Schweitzer. Ja nüüd see tänase päeva kõige pidulikum osa, Järva valla aukirjade ja teenetemärkide kätteandmine. Palun siia härra vallavanemat ja volikogu esimeest. Tulemusliku töö ja ühiskondliku tegevuse eest Järva valla sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisel saab Järva valla tänukirja Maire Bluum. Pikaaegse tegevuse eest Koidu Ellavere külavanemana saab Järva valla tänukirja Asta Sass.
see mees tegutses Koeru kandis juba 1970. aastatel. Ta on endine Koeru valla abivallavanem ja Koeru spordiklubi president. Sel suvel täitus tal 80. eluaasta. Pikaaegse ja järjepideva panuse eest sportmängude, kabe, male, koroona ja lauatennis harrastamise võimaldamisse ja populariseerimisse saab Järva valla tänukirja Tõnu Maiste. Pikka aega Järva-Jaani spordimetoodikuna tegutsenud ja sportmängude, samamoodi kabemale, koroona ja lauatennis tänaseni kestva juhendamise ning populariseerimise eest saab Järva valla tänukirja Urmas Virves. Järgmine kandidaat tähistas tänavu 80. juubelit. Pikaajalise aktiivse tegevuse eest Imavere piirkonnas saab Järva valla tänukirja Elve Sagar. Läheme siis edasi. Vao küla võrkpalliväljaku rajamise eest saab Järva valla tänukirja MTÜ Vao külaselts. Hoolekandeasutuse Ahula Pansionaat OÜ rajamise eest saab Järva valla tänukirja Marika Tuherm. Kalju Lepiku mälestusmärgi rajamise ja Kalju Lepiku 100. sünnipäeva tähistamiseks korraldatud sündmuste eest saab Järva valla tänukirja Kalju Lepik 100 mälestusmärgi korraldustoimkond. septembril anti Järva vallavolikogu otsusega välja Järva valla esimene teenetemärk. Tulemusliku töö ja ühiskondliku tegevuse ning panuse eest Järva valla sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisel pälvib Järva valla teenetemärgi Ines Kurvits.
Sellel samal Järva vallavolikogu istungil võeti vastu ka otsus, kus otsustati Järva valla ja Piibe maantee turismivõrgustiku südameks oleva Järva-Jaani vanatehnika muuseumide keskuse rajamise eest anda välja Järva valla vapimärk number 1. Te võite plaksutama hakata, te teate niikuinii, kes see on. Tüdrukud siin lava ees, tehke palun ruumi, sellepärast et lavalt astub alla Tuve Kärner. Kindlasti ta Eestis on üks erinevaid märke, sest meie teenetemärke tehakse meie enda koduvallas, väikses Esna külas. Ja see on siis käsitööga tehtud kuldtikand. See on siis vanast ajast on tehtud näiteks Esnast ka Tartu Ülikooli esimene almanah. Ehk siis puhas käsitöö ainulaadne, et volikogu läks meil lausa aega 2 aastat raalida, milline võiks välja näha ja selline kena on ja teised kindlasti kõik teised teatamärk, mis meil Tuvel on. Tuvel on hästi, et meil on liiklusmärk ja kuidas see on, et kindlasti see on niisugune teistmoodi noosaks suhtu ja on seda jõudsa otsa keegi tervis. Õnnelik seetõttu, et märgatud, esitatud, ette, juhtud, tunnustuseni. Vähem õnnelik sellepärast, et miks siis nüüd jälle mina ei ole üksi. Klassikud on öelnud, et üks ei ole üksi, nii ka minu puhul. Ma olen väga tänulik kõigi selle eest. Inimestele, kes on ümber, perele, sõpradele, hobikaaslastele, hobidekaaslastele ja aatekaaslastele, teekaaslastele. Ja arvan nii, et oleks kõige õigem teha täna, siin ja praegu üks avaldus. Avaldus sellele, et kõikidele ma praegu ette lugesin ja palju teisi veelgi, jagada see kõigi meie vahel ära. Ja kui te nõus olete, palun seda aplausiga kinnitada.
ka unistustest võib valmistada moosi, kuid tuleb lisada puuvilja ja suhkrut. Stanislav Jerzy Lets. Ka kõige heledam tuli võib paraku kustuda, kui teda miski ei toida. Peab olema tugev unistustes, suur unistaja, et ainult neist toitu saades oma leeki alles hoida ja eluaeg unes käia kombel tegelikkusest läbi rännata. Karl Ristikivi. Pea meeles, et ei maksa unistustesse pidama jääda ja elamist unustada. Albus Dumbledore, Harry Potter ja tarkade kivi. Ja nüüd jätkab meie tänast õhtust meie valla ühendkoor, kes esitab Kait Tamra laulu Oma saar. siis kolis ta metsast välja, eraldas end kõrgete müüride ja kiirete teedega
ning lõi endale uue keele, kuhu muistsed sõnad harva sisse sattusid. Inimese välja kolides ei tekkinud loodusesse ruumi juurde. See kippus hoopis otsa saama. Siis ohverdas mets vapramad vaprate seast, uuristas neid ja õpetas, sidus külge kimbu oma keele paremikust ja saatis nad inimestega läbirääkimisi pidama. Kes katsus, sai kuuljaks, kes kuulis, sellele sündis süda tagasi. Teile esineb kandleansambel Simmeldajad, Labajala valts Urvastest, Polkama surka Harglast. Las tantsivad su kergemeelsed jalad, las tantsivad. Oh, oleks lahti neil kõik mängualad ja päiksemaa. Kust on suits? Vargamäe noored esitavad Maido Saare tantsu Tuurit, tuurit.
Mul ei ole kavaleri, mis ma pea tegema, võtse naks sõitma kavaleri tegema. Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Mul ei ole isa, ema, mul ei ole vanemaid, mul ei ole kuskil kodu, mul ei ole kallimat. Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Poisid, miks te hulgute ja tuba mööda kõlgute, aia ääri sõtkute ja tütarlatsid rotsite? Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Karmoska, see on nagu lõõtsaga buss, mis meisterlikult maailma veidruste vahel manööverdab, lõputult järele andes kõik emotsioonid ja elusaatused endasse kogub ja seejärel täpselt õiges peatuses õiged inimesed õigete tundmustega kokku juhatab. Harmoonikute esituses kuulete Valter Ojakäär, oma laulu Ei leia ma üles, Vadim Bibergan, Narva valss.
nagu Eertese vallas. kogukond on nagu laev, kus igaüks peaks olema valmis tüüri haarama. Hendrik Ibsen. Nüüd esinevad teile Haridus- ja Kultuuriseltsi Üks müts, lauljad, tantsijad ja pillimängijad. Esiteks Tõnis Kõrvits, Oi külad, oi kõrtsid. Valdo Rebasel ainetel tantsu on lavale seadnud Ülle Oru ja teiseks Vello Toomemets, Pillimehe leib. Tantsu on seadnud lavale Andre Laine.
Maailm on muutunud avaramaks, inimesed on muutunud avatumaks. Oma elu jagatakse YouTube'i videotes, Twitteri säutsudes, veebipäevikuis. Ometi on asju, mis näivad liiga pühad, et nendest niisama rääkida. Et mitte ära sõnuda. On asju, millest tundub turvaline kõnelda vaid lauldes. Ja meie piduliku sünnipäevakontserdi lõpetab Järva valla ühendkoor, esitades teile 2 laulu. Esiteks Tea Kristali laul Eestimaale ja teiseks Stig Räästa Tulgu tuuled, mille on seadnud Tõnis Kõrts.
Kas keegi soovib veel sõna? Tundub, et ei. Aga et täna on ikkagi sünnipäevapidu, siis teie ei näe, aga mina juba näen, et teie selja taga on tort laual, millest palume need kõiki nüüd osa saama, eranditult kõiki. Hoiame sidet sõnadega ja väldime ülemäärast lähedust. Ilusat õhtu jätku!